Rein, kust sina siia said? Viimati nägime tuletõlemisel. Muidugi, see oli Järvamaal, aga täna tulin kontserdile. Minu ema laulab naiskooris ema ja laulikud. Ja minu ema on dirigent. Täna on tulemas suur kontsert Eesti Vabariigi aastapäevaks. Siin on tervelt 6 koori. Tartust on peale ema ja laulikute veel naiskoor Toomina ja Tartu Ülikooli akadeemilise naiskoori vilistlaskoor. Tallinnast on naiskoor Karmina ja Tallinna Ülikooli naiskoor ning Võrust naiskoor Tempera. Veronika, kas sa teadsid, et seda kirikut hakati ehitama 100 aastat tagasi? Ei teadnud. Ma tean seda, et Eesti Vabariik saab 3 aasta pärast 100. Ja, vahepeal muidugi oli sõda ja kirik läks põlema. Siis kulus 20 aastat jälle taastamisele. Eestiga oli ju samuti. Vahepeal kaotasime vabaduse ja selle taastamisega läks kaua. Igal juhul on Eesti sünnipäev ja loodame, et tuleb vahva kontsert. Kindlasti tuleb. Head peotuju kõigile.
kuidas muusika sünnib. Kuskil peab algus kokkukõla olema, kuskil suures looduses varjul. Kuskil peab surematus olema. Kui see oleks muidu inimese rinna saanud muusika. Hei, kas sa tead, et meil on muusika aasta? Muidugi tean. Selle kohta on nii oma koduleht kui ka Facebooki leht. Seal on igasuguste lahedate ürituste kohta infot. Aga nüüd kuulamegi ühendkoori esituses, kuidas meie kaunil Põhjamaal sünnib muusika. Kuskil
valib igal aastal välja ühe koori, kellest saab aasta naiskoor. Huvitav, mis see tähtis aasta naiskoor annab? Käiakse aasta läbi värvedega ringi või? Minu ema koor oli eelmisel aastal aasta naiskoor. Ega ma täpselt ei tea, aga väga tegus aasta oli küll. Ema eriti kodus ei olnud. Laulupeo aasta ja emal oli palju koore. Laulupeo aasta oli selles osas tore, et sai jälle laulu ja tantsupeo tuld viia. Eelmine kord viidi tuld vett mööda, aga seekord jalgratastega ja mina olin ka meeskonnas. Käisin poistekooriga esimest korda üldlaulupeol. Mulle väga meeldis, aga sina? Tuletulemine oli suur elamus, mis siis, et päevad olid pikad ja me oleme tõesti väsinud. Ja nii laulu kui tantsupeost saan vaid ülivõrdes rääkida. See oli võimas. Aga milline naiskoor saab aasta naiskoori tiitli täna? Sõna saab Eesti Naislaulu Seltsi patroon proua Ingrid Rüütel. Naiskoor Karmina ja dirigent Margit Pusa on järjepidevalt tegutsenud 25 aastat. Tänapäeval on käimas 26. hooaeg. Sellesse aega on mahtunud 12 rahvusvahelist konkurssi, kus koor on edukalt Eestit esindanud, rääkimata kodumaistest mõõduvõtmistest ja ühislaulmistest laulpidudest, oma kontsertidega Eesti naislaulu traditsiooni ja muusikakultuuri auses hoidmisest. Enamik naisi, kes selles kooris laulavad, on sama kollektiiviga seotud olnud poole oma elus. Koos alustati nii-öelda 25-stena, ülikooli kooride vilistlastena. Nüüd on lauljatest, kooriõdedest saanud küpses keskeas emandad. Emad, vanaemad, oma eriala spetsialistid. 2014 aastal oli Karmina juubeliaasta, mida koor tähistas esindusliku juubelikontserdiga Tallinnas Mustpeade majas ja Pärnu Raekojas. 25-aastane koor võib tunduda noorena, kuid ühe inimpõlve kohta on see koos tegutsemiseks soliidne aeg. Koori looja Margit Pusa on olnud kogu selle veerandsajandi jooksul ühtlasi Karmina audirigent ja kunstiline juht. Palju õnne!